Mis kasu on ülikooli tarkusest, kui seda teistega jagada ei saa? Õnneks on selle jaoks uus telemäng Akadeemiline mällar, superstaari saade mõtlevale inimesele, kus omavahel võistlevad Tallinna Ülikooli pakad, makad, õppejõud ning vilistlased. Ka meie tänased osalised on ülikooli tõelised staarid. Vilistlased, kes on kokku tulnud üle ilma, et võita suursugune rektor Tõnu Viigi näoga auhinnakarikas. Mina olen Moona-Britt Luur, siin, et aidata vilistlastel taas leida oma ununenud armastust Tallinna Ülikooli vastu. Minu süda tilgub verd, kui pean mõtlema sellele, et tänase saate lõpuks peavad 2 võistkonda koju minema. Kuid ma lahutan end mõttega, et pooled vilistlastest saavad poolfinaalis oma nostalgiarännakuid jätkata. Vilistlaste ridades on täna ülikooli täielik koorekiht. Kollases võistkonnas on Amanda Hermine Künnapas ja Gertrud Järvsoo. Punase laua taga Robert Linna ja Jon Mikiver. Sinistes värvides on German Kolub ja Juss Saska. Ning lillasse võistkonda kuuluvad Anneli Adermann ja Felix Undusk. Kõik Akadeemilise mällari küsimused on ette valmistanud meie võistlejad ise. Punkte saab koguda vastaste küsimustele õigesti vastates, aga ka ülesandeid esitades. Seda juhul, kui vähemalt üks konkurentidest teab õiget vastust. Kellest saab meie supervilistlane? Selgitame välja. Esimene voor kannab nime kõige ning iga laitmatu vastuse ja jõukohase küsimuse eest saab siin 10 punkti. Esimese küsimuse loeb ette kollane võistkond. Selle laua taga on BFM-i koreograafia vilistlane ja tõusev seltskonna täht Amanda Hermine Künnapas koos kaaslase Gertrud Järvsooga. Amanda ja Gertrud, millised ülikooli erialad Akadeemilise mällari võitmiseks kõige kasulikumad on? Eks ikka see eriala, mida mina õppisin, koreograafia, sest see on kõige hipilikum eriala siin koolis. Palju sa kättemaksukontoris tantsid? Mõned korrad olen tantsinud, olen saanud ka oma eriala rakendada ikkagi. Ja. No siis on kõik väga hästi. Palun teie küsimus. Isegi kõige pikemad kinofilmid ei kesta tavaliselt üle 4 tunni. Kui pikk on aga maailma kõige pikem Rootsi eksperimentaalfilm Logistics? Ja vastuse variandid on A. 10 päeva, B. 1 kuu ja 5 päeva, C. mõni tund vähem kui nädal ja D. aasta. Kiirustame, kell tiksub. Õige vastus on B. 1 kuu ja 5 päeva. Vaatame kohe, kes said punkte ja kes on kõige kiirem. Ei saanud keegi punkte. Aga punased, palun, teie järgmine küsimus. Eestist on mitmeid telelegende. Kes neist on kõige pikemalt teleekraanil töötanud inimene? Mina loen ette vastuse variandid. A. Reet Linna. B. Mati Talvik. C. Vaur Kersna. D. Maire Aunaste. Nii. Õige vastus on muidugi Reet Linna. A. Tublid, meil on punktid tulnud tabelisse. Väga hea. Aga kõik on alles alguses, sest järgmises voorus annab iga vastus juba 20 punkti. Teises voorus nimega Kodus saavad võistlejad küsida oma erialast inspireeritud küsimusi, mille vastus seostub koduga. Vooru alustavad punased filminduse vilistlased Robert Linna ja Jon Mikiver, kes võiksid järgneva küsimuse pigem ette rokkida. Robert ja Jon, mis sõnadega teie oma TLÜ kogemust meenutate? Mina ise loomustaks seda nii nagu iseennast liiga pikk, veits kahvatu ja ei tegelikult meil oli osakonnas või ma ei teagi, kas ta on siiamaani üks päikesekiir nimega Lii Pulk ja tahaks teda siinkohal tervitada. Me armastame sind, Lii. Ja minul on äärmiselt hea meel selle üle, et kuigi ma läksin vist 5 või 6 aastat hiljem kooli,
BFM-i kui Robert, siis Robert ootas nii kaua ära, Ja. et me saaksime koos lõpetada. Tõeline sõber see selles on mõttes, tõeline jah. vendlus, Jah. aga palun, teie küsimus. Meie küsimus on, millist Eesti asulat peetakse armastatud ansambli Elephants from Neptune'i koduks? Nii, aga kiired näpud, mina loen ette vastuse variandid. A. Viimsi, B. Loksa, C. Võsu või D. Käsmu. Ma olen näinud teid Viimsi tänavatel lonkimas. Lonkimas. Jah, see ongi trikiga küsimus. Me oleme Viimsis ka olnud. Me oleme ka Loksa tänavatel lonkimas käinud. Aga vaatame, mis see õige vastus on. Võsu. Muidugi, jah. Väga hea. Kes vastas õigesti? Keegi ei vastanud. Kuidas nii? Ai. Aga võtame siit siis kohe järgmised sinised. Teie küsimus. Nii, esimene digitaalselt monteeritud film tehti Avedi programmiga laiemalt koduses kasutades tema konkurendi Adobe programmid. Mis aastal ilmus esimene Adobe videotöötluste programm? Ja vastuse variandid on A. 1971, B. 1981, C. 1991 või D. 2001. Õige vastus on C. 1991. Ai. Nii, aga väga hea, vaatame punkti skoori. Praegu juhivad Anneli ja Felix, imeline. Tublid! Järgmises voorus saavad võistlejad auga välja teenida lausa 40 punkti, kui nad mõistavad täita lüngad. Voorus täida lüngad. Esitame lauseid, milles otsitakse puudu olevat sõna. Esimesena teevad seda sinise tiimi vilistlased. Tudengi Oskari koju toonud filmi, mu kallid laibad režissöör German Kolup ja operaator Juss Saska, kes ei vaja subtiitreid. Aga palun. James Bondi näitleja Roger Moore vaevles küüsis, mis pole justkui bondilik hirm. Ja nobedad näpud. Vastuse variandid on A. Arachnofoobia, B. Altofoobia, C. Aihmofoobia või D. Haplofoobia. Kes oli teie lemmikbond? Esimene loomulikult ja siis viimane, see on Daniel Craig. Aga vaatame üle õige vastuse ja see on D. Haplofoobia. Mis on haplofoobia? Sellega on jah väga keeruline küsimus, ma ausalt ei mäleta, ma lihtsalt vaatasin järgi ja siis oligi nii. Pole hullu, ma ka ei tea. Aga küsimus oli väga hea. Aga kõige kiiremad olid Anneli ja Felix ja teie saate küsida ka järgmise küsimuse. Ohohoho, ja see küsimus on tõesti legendaarne. Täida lüngad. Randa päevitama. Lussuliiva. Tudu! Ja vastuse variandid on A. Juhuu! B. Hõissa! C. Oh yeah! Või D. Siit ma tulen. Kõik on vastanud. Vaatame üle, kas keegi vastas ka õigesti. Õige vastus on A. Juhuu! Kes seda ütles, Anneli? Mul on tunne, et see oli Evelin Ilves, kes tegi selfie režiimis endast video, kus ta ütles juhuu, lussuliiva, juhuu. Aga lähme edasi. Nüüd läheb eriti põnevaks, sest meie põhimängu viimases pildivoorus annab iga õige vastus tervelt 80 punkti. Me kuvame pilte, mis lausa nõuavad küsimusi. Esimene foto tuleb lillalt võistkonnalt, kuhu kuulub Eesti telemaastiku täielik raudvara, TLÜ algõpetuse ja haridusnõukogu erialavilistlane Anneli Adermann ja telelegend Felix Undusk. Milline on ühe hea teletoote nimi? Kas akadeemiline mällar on pädev? Muidugi see on hea nimi, sest üks hea nimi peab meelde jääma. Ja kui tudengitel on pidu, siis ka väike test, eks ju, kui suudad öelda akadeemiline mällar,
siis võib pidu jätkuda. Ja küsimus, see küsimus puudutab ju siin ühte legendaarset inimest, nii juhuslikult viibib siin Felixi kõrval ka. Algajate saatejuhtidena tegid Teet Margna ja Anneli Adermann midagi esimest korda. Mis oli see tegevus? Ja vihjana võin öelda, et Margna ja Adermann tegid ju seda koos. Ja korduvalt. Korra, ühe korra, Aga esimese ja vaatame viimase korra. Vaatame üle vastuse variandid. A. Koduveinide pime degustatsioon. B. Sõit kuuma õhupallil. C. Kopterilend Tallinna kohal. Ja D. Benji hüppe. Ja vaatame, mis on õige vastus. Õige vastus on D. Benji hüppe. See oli tõesti legendaarne Benji hüppe. Algajate saatejuhtidena me tegime kõik, mida režissöör ütles. Ja režissöör ütles, et teie hüppate ja me vastu vaidlematult hüppasime. Režissöör oli maa peal, jah? Jah. No jah. Ja režissöör oli Jaanus Nõgisto. Vaatame üle, kes kõige kiiremini vastas, German ja Juss. Teie küsite nüüd järgmise küsimuse. see on Saksa filmi Victoria plakat, mis teeb selle filmi eriliseks. Ja vastuse variandid on A. Filmitud 1 päevaga. B. Filmitud 1 miljoni euroga. C. Filmitud 1 mobiiltelefoniga. Või D. Filmitud 1 pika võttena. Novedad näpud. Loodetavasti õiged vastused. Ja õige vastus on D. Filmitud 1 pika võttena. Vaatame, kes vastasid õigesti, kes said punkte. Kas nulliring, oi. õiget vastust. Pole hullu, hakkame nüüd zoomima. Hakkame zoomima. Nagu välk selgest taevast on mängu laekunud 300 punkti. Siin peavad kõik võistkonnad vastama vaid ühele küsimusele. Milline kuulus eestlane on peidetud filtrite taha? Arvamisega on tuli takus, sest iga sekundiga väheneb punktiskoor 2 punkti. Vale vastus vähendab aga teie oma punktiskoori 5 punktiga. Tere, salapärane külaline, kuidas sul läheb? Tere! Mul läheb väga kenasti, kuidas teil läheb? Meil läheb ka väga kenasti. Ma loodan, et ma räägin kõikide eest. Aga räägi, millega seostub sul sõna Zoom? Kuidas sul on lood Zoomiga? Kuidas on minul lood Zoomiga? Appi! Ma olen nii-öelda täiesti parandamatu vanakooli inimene. Mulle meeldib telefoniga helistada, et kõik need Zoomi kõned ja need on minu IT-spetsialiteedi kohta natuke liiga suur amps. Aga ma saan hakkama! Aga kollased vajutasid, kollased tahavad pakkuda, ma eeldan. No nii, aga kui te vastate valesti, siis 5 punkti kukub. Kaisa Selde. No vaatame, kas filter tuleb maha. Kallis külaline, kas sa oled Kaisa Selde? Ja see on õige. Jaa, väga õige. Mina olen Kaisa Selde. Nii tore ja palju-palju õnne võitjatele. Aga meie kallis külaline saatis meile ka vihje siia stuudiosse. Meie kohvri Erik toob selle siia. Vaatame, kuigi väga kiiresti arvasite ära, mille järgi? Hammaste, ausalt öeldes. Hammaste? Päriselt. Te olite väga tublid. Vaatame nüüd, mis oli see vihje, ma ei tea. Kas see oleks midagi veel öelnud? Ei, see oleks ainult rohkem võib-olla segadusse ajanud. Ott Kivikas oleks seal. Kui suures hiljuti sai Kaisast personaaltreener? Selles mõttes. Võib-olla sellepärast on see Antel siin. Me saame siit akadeemilisi teadmisi lihtsalt. No vot. Aitäh. See tähendab, et meie tänane mäng on lõppenud ning supervilistlasteks on tulnud Amanda, Hermine ja Gertrud ning German ja Juss, super, hea töö! Teie pääsete edasi poolfinaali. Suur tänu ka meie teistele osalejatele, kellel seekord nii hästi ei läinud. Meil on teile nännikotid.
see on kingitus teile suure panuse eest. aitäh. Aga olge mureta, lisaks Tallinna Ülikoolile olete nüüd ka auväärsed akadeemilise Mällari vilistlased. Kas järgmine saade kujuneb rohkem akadeemiliseks või Mällariks, saate otsustada juba järgmisel nädalal. Näeme peagi! Motherfucker. No